Nii, tere ka meie poolt, väga hea meel on siin olla. Ja räägime siis natukene enda kogemusest. Tegelikult sai juba lühidalt räägitud, kes me oleme, et 5. ja peaaegu 5. aasta erakorralise meditsiini residendid, kust on natukene aeglane. Ja siis käisime Lõuna-Aafrikas Kaplinnas, tegime 3 kuud kumbki residentuuri tsüklit, mina eelmise aasta kevadel ja Gustav tuli üle-eelmine nädal alles tagasi. Natuke numbreid, see on Kaplin, Lõuna-Aafrika ise on päris suur riik, 1,2 miljonit ruutkilomeetrit ja kokku elab seal kuskil 62 miljonit inimest. Ja Gini koefitsient, millega mõõdetakse siis sellist majanduslikku ebavõrdsust, on seal siis 0,63, mis on maailmas kõige suurem näitaja. Cape Town või Kaplin eesti keeles on LAV-i suuruselt teine linn, 1 3 pealinnast, seal asub siis nende parlamendihoone. See on Kailicha linnaosa, väga ilus, eks. Et meeldetuletus Lõuna-Aafrika Vabariigi väga karmist lähiajaloost, et apartheidi lõpupoole ehitatud üks viimaseid ja üks suurimaid värviliste linnaosasid. Rahvaarv seal on kuskil 400 000 kuni 2 miljonit inimest, keegi täpselt ei tea. Peetakse teda siis maailma kõige suuremaks slummiks ja suurteks probleemideks on seal vaesus, töötus, kuritegevus, aga ka näiteks HIV ja tuberkuloos. Ja see on siis Kailicha District Hospital, haigla, kus me saime sisustada 3 kuud oma elust. Selle raskes seisus linnaosa ainukene haigla ja lisaks kõikvõimalikele traumadele, mürgistustele on seal hästi palju ka kroonilisi ravimata haigeid igasuguste eksootiliste tüsistustega ja nii edasi. Haiglas on kõike vähe, personali, sidemeid, kummikindaid, töötavaid monitore, elektripistikuid, kust elektrit tuleb ja nii edasi. Aga võimekuselt on tegemist umbes ühe Eesti maakonna haiglaga, et on olemas siseosakond, kirurgiaosakond, väike opiblokk, sünnitusabi, günekoloogia, pediaatria ja akuutpsühhiaatria. See on võib-olla erandina siis Eestist. Kusjuures torridest oli juttu, neid sai seal päris palju vorpida. Ja mis seal veel mugavusasjadest siis olemas 24/7 röntgen, peaaegu töötav labor ja siis tööpäevadel, tööajal ka kompuutertomograafia. Õnneks siis EMOs üks väga tubli ja töökas astrupimasin, mis kulus väga ära. Töö oli seal raske, see EMOsse minemine oli iga kord siuke nagu astuks kuhugi kaevikuliini. Ma isegi päriselt ei liialda sellega, et numbrite poolest tegelikult ei olegi väga hull. Ööpäevas käis kuskil 105 patsienti keskmiselt läbi, mis on oluliselt väiksem kui näiteks PERHis või kliinikumis. Aga EMO oli kuidagi väike, haigeid oli palju, väga kitsas oli ja näiteks seal Riissassi piirkonnas, mis on siis kliinikumi A-saal või PERHis REM-saal, oli 4 voodikohta ja sageli tuled tööle ja nimekirjas on näiteks 5 haiget juba ees. Et ooteajad olid seal väga pikad, oranži triaažiga haige võis sageli oodata 6 kuni 8 tundi, vahel isegi rohkem, mis tähendas seda, et eks nad läksid sageli ka päris hapuks, enne kui arst nendeni jõudis, siis muidugi jõudis rutem. Ja borderid ehk siis patsiendid, kes ootavad kohta kuskil osakonnas, moodustasid seal keskmiselt läbi ja see on ametlik number, kuskil 70% kõikidest haigetest, kes siis füüsiliselt EMO pinnal oli. Ehk siis sellele 105-le lisaks on siis 3 korda sama palju inimesi, kes on tegelikult seal EMOs veel olemas. Õdesid, hooldajaid oli vähe, tööd oli neil ilmselgelt väga palju ja üldiselt ega nende peale selle tõttu panustada ei saanud, nende käed olid niigi juba millegiga kinni. Oli päris keeruline. Võõras keskkond, rasked patsiendid, samas kohalikud arstid on väga vingel tasemel ja ütleme, et Eestist lahkudes olid ootused enda oskustele ja pädevusele ilmselt natuke valesti kalibreeritud. Ehk siis räägime järgnevalt siis mõndadest õppetundidest, mis me seal õppisime, omandasime, mis aitsib meil selle 3 kuud üle elada. Nii, ja liigumegi siis edasi. On reede õhtu, kell on 8 läbi 7 minutit. Alustad oma valvet ja listil on 34 vaatanud haiget, neist 11 on oranžid, oodanud erinevaid aegu.
Noh, vaatad seda listi ja hingad sügavalt sisse, lähed siis patsiendi kaustade, kõik on paberil hunniku juurde ja võtad sealt esimese loo. Naine, 52 aastat vana, oranž triaaž, ootajana aeg on juba olnud üle 6 tunni. Noh, lemmikkaebus, body pain, ütleb väga palju. Aga vaatad siis vitaalia ja pulss on kõrge, rõhk madal. Olgu. Ja põhimõtteliselt saad väga kiiresti saad aru, et kuidagi peab oma seda tööd väga efektiivseks muutma, sest tegelikult muidu sa lihtsalt ei jõua. Ja noh, eks algus ikka on see, et kust sa üldse pihta hakkad. Kus anamnees, mis on hüpoteesid, diagnoosid, kõik on ju erinev, mis meil Eestis on. Mis ravimid üldse koha peal on, mida anda saab, mis me üldse edasi teeme. Ja lisaks ei maksa üldse oodata, et mingit patsiendi nagu eelnevat infot kuskilt kergelt kättesaadavalt süsteemist on. Nii. Vähese ressursiga kohas töötas, sest saad suhteliselt kiiresti aru, et tegelikult multitasking väga ei tööta. Patsientide vahel edasi-tagasi hüppamine on ajaraisk ja samuti ei sobi üldse. Ja töö peab olema väga hästi struktureeritud. Sest kuna olukord on kuidagi kaootiline, siis vähemalt enda jaoks saad mingisuguse korra sellega luua. Ehk siis põhimõtteliselt, kui võimalik, üritad leida mingi informatsiooni patsiendi kohta, äkki saab mõne ravimi, mis ta võtab, teada, võib-olla mõne varasema diagnoosi, olgu. Edasi, kõige tähtsam osa ongi põhjalik anamnees ja kliiniline leid. See põhimõtteliselt võiks olla ikkagi pigem paremini kui nii-öelda lühemalt tehtud ja tagasi minna patsienti otsima selles, sul on, võib-olla ongi sul seal EMO-s 150 inimest erinevates alades, nad liiguvad ringi, eks ju, kes ei oska inglise keelt, nende otsimine, see võtab räigelt aega. Plaan. See oli üks võib-olla kõige suuremaid siukseid muutuseid seal, sest see pidi sul kohe olema väga selgelt paigas. Kohe mõtled, kui patsiendi oled üle vaadanud, kuidas ta su osakonnas edasi liigub. Sest pärast otsida neid pabereid, vahepeal nad kaovad ära, läheb raskeks välja mõelda, et mis sul siis 5 tundi tagasi üldse peas toimus. Ja dokumenteerid kõik ära, paned käsitluse paika punkti haaval, et vajadusel, kui teine arst näeb seda paberit, on tal kohe ilus pilt ees ja liigud järgmise patsiendi juurde. Tähtis on see, et sa teed oma kõik võimalikud asjad kohe ära, sest pärast sa ei jõua, unustad ja nii edasi. Ma arvan, et kõik on kunagi vaadanud Teedimeeri väärtust ja mõtled, mida ma nüüd sellega teen. Ja kohas, kus sul ressurss on väga piiratud, pead igat analüüsi põhjendama. Iga analüüs on rahakulu ja sa pead aru saama, mis tegelikult kohalikud vajadused on. Suhteliselt kiiresti me pidime välja mõtlema, mis üldse ebakindlus meil nii-öelda tolereeritav on, sest ressurss on piiratud. Mis nii-öelda läbivaatuse ja asjadega, uuringutega patsiendi koju julged saata. Lisaks ka alati on ohtlikud diagnoosid, et kui sa neid kahtlustad, sa pead neid välistama, aga iga diagnostilise nii-öelda diagnoosiga me ei pea tegema kompuutrit, analüüse ja nii edasi. Et tegelikult juba anamnees ja patsiendi ülevaatus annab 80% ja seda ka tegelikult Eestis. Ja jällegi, kui patsient temast koju läheb, siis 100% ei pea alati teadma, mis tal siis tegelikult oli. Tähtis on see, et sa oled põhjendanud ära oma riskid, patsiendi vahetu risk on madal ja patsiendil on antud ka head suunised, mida edasi teha. Jällegi, nagu öeldud, mõtle välja täpne plaan, punkti jääval, enda jaoks ja vajadusel teine saaks ka lugeda, et jällegi, kui teed mingi uuringu, siis kui negatiivne vastus sul järsku tuleb sealt või ka analüüsist, siis mis sa edasi teed? Positiivsed vastused on tavaliselt lihtsad. See enamasti seletab, mis patsiendiga edasi tehakse, aga just negatiivne, sellega peaks rohkem vaeva nägema. Ja jällegi, mida on vaja kohe teha, mida kannatab osakonnas, mida üldse vajadusel kannatab, eks ambulatoorselt, et jällegi, kas seda on vaja? Meil ressurss on piiratud, raha kulub
ja võib-olla teine patsient midagi sellepärast enam ei saa. Ja tagasi patsiendi juurde, saame teada, HIV haige, ravi ei võta. Patsiendi ülevaatusel saad aru, et ühel pool siis kopsus, vasakul pool on vaiksem hingamiskahin, kõht on pehme, EKG korras, midagi sukest muud välja ei tule, nahk korras. Okei. Paned paika plaani, teed röntgeni, põhianalüüsid, liiter ringerit läheb sisse ja meie arvas ceftriaxoon. Jällegi, röntgen oli ilus, väga ei hakkad seal nuputama, patsient koju ei lähe, sepsise põhjus tõenäoliselt sealt tuleb ja lähebki ta edasi. Ehk siis, struktureeritud lähenemine, võidad sina ja kindlasti ka patsient, kõik haigused ei vaja välistamist ja jällegi, plaan. Nii sinu jaoks kui ka tegelikult ka patsiendi jaoks. Nii, aga sama valve läheb edasi, koju veel ei saa. Kell on 23.50, nimekiri on ikka umbes ja mõtled vaikselt siis fika peale, rootsikeelne sõna tähendab sõpradega kohvi joomist, midagi siukest. 2 korda valve jooksul oli fika, tund aega siukest pausi, saad kohvi juua, korra hinge tõmmata ja siis järsku veetakse lähedaste poolt ratastoolis kohale patsient sulle sinna remsaali ette. Nina-verejooks, triaažist keegi läbi käinud ei ole, otse uksest sisse ja sinu juurde esmapilgul vaatad üle, et midagi nagu hullu ei ole, et lähed kappi, otsid tampooni üles, adrenaliini, tranexaami, et pane ruttu selle tampooni sinna sisse ära ja kohvile. Aga siis vaatad lähemalt, et ei, et ikkagi nagu on ikkagi natukene halvem seis. Et patsient on kahvatu, pulss on kiire, et vähemalt mingisuguse tilga peaks talle kindlasti sisse uhama, enne kui nagu julgeb rahulikult kohvile minna. Aga kes kanüüli paneb? Et Eestis töötades mina olin väga harjunud toetuma oma tegevuses meie täiesti fantastilistele õdedele, kes arstid võib-olla paljud ei teadvusta endale, kui suur on see roll kogu ülejäänud personalil tervishoius. Aga kui neid õdesid on 150 inimese peale umbes 3-4 tükki, siis pead seda kõike ise ära tegema. Kanüülid, EKG-d, antibiootikumid, põiekateetrid, igasuguseid põnevaid asju sai korrata. Et mina arvan, mina olin enne labis käimist pannud umbes 20 veenikanüüli, perifeerset veenikanüüli ja teise nahavärviga inimeste peal selle õppimine ei olnud kõige lihtsam tegevus. Ja samamoodi kõiksugused EKG-d, laborianalüüside kogunemine, seda kõike sai ise teha. Ja kui kanüül on sees, nina tamponeeritud, vaatad üle, patsient tundub okei, lähed vaikselt tegema astrupi ja monitor hakkab karjuma, et tahükardia 140 lööki minutis, patsient hakkab massiivselt verd köhima. Saad aru, et midagi on mäda, lähed ruttu nurga taha, pildi pealt ma näitan, ma saan aru, et netis ei näe, et see on see remsaali uks ja siit kohe nurga tagant läheb see meie puhketuba, jooksed ruttu sinna, ütled teistele, et kuule, et siin on rohkem abikäsi kohe vaja. Ja see töötas, et kogu tegevus oli selline hästi tulemusele ja eesmärgil nagu orienteeritud. Et kui oligi mingisugune selline aegkriitiline patsient, kes oli ilmselgelt suure töömahuga, et siis tuli kogu personal kenasti kokku, lahendasid selle ühe asja ära, sest enamasti kõik teised patsiendid saavad ikkagi natukene aega oodata. Aga sellele vaatamata päris okeilt tuleb välja, saab hakkama ka väga vähese personaliga, et kui Eestis teed EMO-s protseduraalset sedatsiooni, sul sageli on seal 2 arsti, 3 residenti, 7 õde, 2 hooldajat, president, keegi veel, eks ju, et siis seal päris sageli tuli ette, et mingisugust sedatsioonis protseduuri sa tegid kas 2 arstiga ja vahel tuli ette, et ka üksi paned patsiendi tuttu, tõmbad õla paika ja siis lähed äratata üles. Mitte, et see oleks ideaalne, aga tegelikult saab hakkama. Ja kommunikatsioon on võti, on ka Eestis samamoodi, mis väga muljet avaldas seal ka Ilitšas töötades, siis sellist nagu
suurt sellist egode võitlust on hästi vähe. Et kogu suhtlus nii haiglasiseselt kui haiglate vahel samamoodi on väga pragmaatiline, et suunatud sisule ja vähem vormile. Nii, patsient on meil raskes seisus. Seal võõras keskkonnas raskete patsientidega tegeledes väga lihtne oli joosta lühisesse täiesti totaalselt ja eriti alguses. Päris ruttu ma õppisin selgeks, et tegelikult mitte kunagi üheski situatsioonis ei ole liiga kiire, et võtta samm eemale ja hingata 1-2 korda sügavalt sisse-välja. Selle ajaga ükski patsient ära ei sure, aga endal läheb kõik palju selgemaks ja kui mitte midagi muud meelde ei tule, siis see vana hea CABCD, mis just eelmise ettekande lõpus ka sealt slaididega kogu aeg läbi käis, fantastiline. See ei lähe kindlasti mitte ühelgi erakorralises meditsiinis töötaval inimesel kunagi meelest ära, et võtad rahulikult back to the basics ja kõik tuleb välja. Ja kui siis ka midagi meelde ei tule, siis mõtled valju häälega ja küll on nurgas mõni kogenud mõde või muu kolleeg, kes oskab sulle head nõu anda. Aga meie patsiendi juurde. Jooksed siis sealt puhketoast tagasi, lähed hakkad seda tilka sisse vähenama talle, surub kotti. Samal ajal mõtled, et mis ma nüüd edasi teen, et suhteliselt kehva seis. Ja täpselt kui teised kolleegid puhketoast kohale jõuavad, tekib monitoril siuke silekriips ja hakkad elustama. Intubeerid patsiendi ära, iga ringkere kompressiooniga lendab suur ports verd torust välja. Mõtled, okei, lükad toru paremasse peabronhi, ikka lendab iga kompressiooniga suur ports verd välja. Ja siis ühel hetkel enam ei lenda. Prohnoskoopi ei ole, ECMO võimekust ilmselgelt ei ole. MTP massiivse transfusiooni protokolli aktiveerimine siuksele patsiendile ei tundu ka väga perspektiivne ja kahjuks nii on, seda tuli seal teinekord ette. Ehk siis kindlasti tasub meelde jätta, et arst ei ole ainult arst, et Eestis on meil olemas see personal, me saame keskenduda suuresti arstitööle, aga ikka tuleb töös ette neid momente, kus mina scrollin Delfit ja õed on käed ja jalad rakkes, et alati tegelikult on midagi teha, et saab muu moodi ka abiks olla. Ja väike meeskond on parem kui üldse ilma meeskonnata, lihtsalt kõige olulisem on õppida tiimis töötama, olema tiimi liige. Ja ära kunagi unusta hingata, et see tuleb kasuks nii patsiendi kui arstina. Nii, valve jätkub. Kell on 6 hommikul, oled juba 10 tundi olnud tööl, just lõpetasid suure mõnusa kohvi tassi ära. Ja kiirabi toob siis riistassidele mehe, kes on otsustanud oma elu lõpetada. Kallas end bensuga üle ja keset tänavat tõmbas tikku. Põlenud kael, torso, mõlemad käed, üks jalg ja kubeme piirkond. Ja mõtledki kohe, et millal sa üldse sellise põletusega patsienti viimati nägid. Sa oled üldse escheratoomet teinud, sa Parklandi valemit mäletad. Et kuigi ka Elitsas oli hästi palju raskes seisundis patsientis, tegelikult erinevaid kriitilisi situatsioone erakorralises meditsiinis on väga palju. Et seetõttu peabki suhteliselt selgeks endale tegema selle, et igast võimalikust situatsioonist võtta maksimum. Tee iga võimalik ja vajalik protseduur, mis sa saad ja õpi sellest. Kui sul pärast valvet aega, siis loe üle näiteks oma valve huvitunute patsientide mingi patfüssi kohta, mingi uus mürgistus, tee endale see mehhanism selgeks, võib-olla juba järgmises valves vaja. Ja kui saab, siis ürita ka patsiendi haiguslugu veidi edasi lugeda, et mis oleks saanud paremini teha, mis võib-olla märkamata jäi või mis just väga hästi juba tehtud oli. Kohalik protokoll nägi meil ette, et enne sa ei intubeeri, kui patsiendil IRO koht olemas on, meie haiglas IRO ei olnud, see oli teises linna otsas. Ja kahjuks see patsient 30 minuti pärast väga enam ei kannatanud ja hakkas desatureeruma. Kolleeg üritas 2 korda siis intubeerida, see ei õnnestunud, õnneks oli kõik juba varustus valmis ja sai siis ta definitiivse hingamistee läbi
kirurgilise protseduuri. Jätkasime vedelikravi valuraviga ja üritasime siis Stellenboshi haigla IRO valvearsti kätte saada. Sealt tuli lõpuks vastus, et kohta ei saa, palliatsioon. Ja nii ongi. Et erakorralise meditsiinitöö on tõesti sageli karm ja hästi palju oli raskes seisus patsiente, palju elustamisi, palju surma, täiskasvanud ja ka lapsed. Et nagu ka Eestis on patsiendid tihti rahulolematud ja täiesti arusaadav. Kui sa oled 16 tundi tooli peal EMO-s oodanud, kuni arst sind näeb, siis ma oleks ka võib-olla veidi kurvem. Aga jah, ressurssi oli vähe ja ravipiirangud sagedased. Lisaks stress, vähene võib-olla kogemus, puudulik praktika, õpe, et are you even good enough to have an imposter syndrome? Et endale pidi päris hästi nagu selgeks tegema, et miks me seda teeme, eks ju, ja mis need positiivsed asjad selle töö juures on. Meil käis töö tiimidega, iga kord valves peamiselt samade inimestega, alustad valvet koos ja alati lähed ka koos ära, et kedagi üksi ei jäetud. Ja üritasime ikkagi patsiente võimalikult vähe anda teistele valvetele, sest alati oli algussituatsioon juba päris nukker. Ehk siis teed kõik ära, mis saad, enne kui ära lähed. Ja jällegi, tiimi võlu, sa tead neid inimesi, sa tead, mis nad oskavad, sa tead, kuidas nad sind toetavad. Et nii füüsiliselt kui ka vaimselt oluliselt lihtsam. Ehk siis, meie take home messages. Ehk jällegi, tagasi see struktuur. See on see, kuidas korda kaoses luua. Sina oled efektiivsem, ravi kiirem. Jah, et mõttetut ajakulu töös kipub tekkima, tasub näha vaeva, et seda vähendada, et su enda aeg tööl on ka väga oluline ressurss, et tasub seda targasti kasutada. Ja õpi olema meeskonnamängija. Üksi on igav, kurb, väga raske, et meeskonnatöö on väga tähtis. Kasuta kõiki õpivõimalusi, õpimomente, et neid patoloogiaid erinevaid on palju, kõigiga ei ole võimalik saada mugavalt tuttavaks, iga kord on väärtuslik ja see pingutus võib kanda vilja, võib-olla läheb seda asja juba järgmises valves vaja. Stress on paratamatu, sellega peab leidma viisi, kuidas toime tulla ja tasub ka abi küsida, kui seda vaja on. Aga meie poolt kõigepealt väike see QR code, panime natukene sinna enda mingi kontakte ja infot, et kui kellegil on huvi minna sinna samma väga meeldivasse armsasse haiglasse tööle, et siis me kindlasti hea meelega selle protsessi juures oleme abiks nii palju, kui me oskame. See paberimajandamine on päris pirakas ettevõtmine ja kindlasti on hea, kui on keegi ees, kes oskab paar sõna nõu anda. Eesti juristid vaatavad väga, või tähendab notarid vaatavad väga veidralt, kui sa küsid neid dokumentidele allkirju, mis seal vaja on. Aga suur tänu ja tahaks tänada, mina tahan Tartu Ülikooli Kliinikumi tänada. Ja mina tänaks ka Eesti Arstide Liitu ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, kes aitasid selle väga kasuliku ja põneva ettevõtmise teoks teha. Nii, aitäh selle väga huvitava ettekande eest, et tundub, et kogemused eluks. Aga meil on omajagu küsimusi, et võib-olla kõik ei jõuagi ära küsida kiiresti. Mis keeles te suhtlesite? Valdavalt sai inglise keeles, ütleme 50% patsientidest rääkis inglise keelt niimoodi, et oli täiesti okei. Ja kuskil 10-15% vajasid valdavalt kehakeelt või siis kõrval istuva patsiendi tõlketeenust. Aga sai hakkama ühesõnaga? Noh. Eks see kvaliteet ja ressurss on, nagu ta on. Selge. Kas see koht, kus te ise elasite siis, kas see oli turvaline ja sinna juurde veel, et kui raske oli litsentsi saamine, et kas Eesti arst saab veel sinna saata? Et
me mõlemad elasime tegelikult päris okeis linnaosas Muisenbergis surfiranna lähedal ja see pigem oli siuke ohutum, et öösel võib-olla jalgsi ei kõnni, aga selles mõttes oli okei. Litsensiga ma sain oma selle arstikoodi seal kätte 20. jaanuaril. See kehtis kuni 27. jaanuarini ja olin ma seal juba novembri algusest. Selles mõttes seal bürokraatia on nii-öelda pikk, aga jah, dokumendid ja rahade kulu tegelikult sinna ikkagi on nagu arvestatav. Et sellest me võime eraldi siis kunagi, kes tahab infot rääkida. Mina sain oma litsentsi 6 ajaga kätte ja kohalikud arstid olid väga kadedad, mitte keegi ei olnud nii ruttu saanud ja nad ei teadnud, kuidas see võimalik on. Küsiks veel sellise küsimuse, et kas seal oli mingisuguseid selliseid tüüpilisi seisundeid või haiguseid, mida kogu aeg seal nägi, aga Eestis võib-olla ei näegi või harva? Tuberkuloos. Kõik võimalikes organites, kõik võimalikul kujul, kui oli mingi segane sisehaigus ja paremat hüpoteesi ei ole, siis ilmselt on tuberkuloos. Ja viimane küsimus, et mida te soovitate Eesti meeskondadele parandamaks meeskonnatööd? Tahan alustada? Ma arvan, et tegelikult ka Eestis nagu on sellele oluliselt rohkem viimasel ajal nagu tähelepanu pandud, et kogu see suhtlus ja see, et see nagu meeskond ei ole selline hierarhia edasi, et seal nagu see tuli välja ja sageli meil Eestis on suured meeskonnad, et seal võib-olla see koordineerimine on nagu keerulisem asi, aga reaalselt nagu see, kes mida teeb, seda on nagu vähe. Seal oli pigem nagu vastupidi, et pididki, nii kuidas oskasid 2 inimesega väga raskeid patsiente ja kõrval võib-olla on maas sul samamoodi sama suure patsient, et siis nagu see meeskonnatöö oli nagu oli. Ma arvan, hästi palju oli sellest abi, et Lõuna-Aafrikas on arstiks saamine nii majanduslikult kui ka konkurentsi mõttes päris vinge ettevõtmine, et need inimesed, kes lõpetavad selle ametiga, on endale mingis etapis väga selgeks mõelnud, et miks ma olen nõus kogu seda vaeva nägema. Võib-olla Eestis on see natukene liiga lihtne, et tasub endale mõelda selgeks, et miks sa seda tööd teed, miks see töö vajalik on, sest ta on tegelikult vajalik, me kõik teame seda, ja see aitab võib-olla perspektiivi panna natukene asju paremini. Väga head mõtted. Praegu lõpetame, nagu Raul ja Gustav mõlemad ütlesid, siis kui on veel küsimusi, siis otsige neid üles ja küsige, aga meie poolt veel suur aitäh teile!